Täna siis lähme metsa-aloga siin väiksele kuradi off-roadi tripile, et vaatame siis, meil tuleb siin veel kaaslasi natuke, kes hommikul sisse magasid siin mõned ja hilineme siin juba natuke ja ilmselt pühapäev. Mehed sattusid eile võib-olla natuke pudelitega sõprussuhtesse. Nii, aga ma lasen siis metsa-alol ise rääkida, mis me siin korraldame, sellepärast, et ega ma ise täpselt ei tea. Täna on plaan minna siis idablokki. Nii. Alustame Põlvast ja siis lähme edasi mööda Peipsi äärt Jõhvi suunas. Ise ka täpselt ei tea. Haagime ennast sappa off-roadi meestele ja siis vaatame, mis toimub. Asjad on kõik valmis. Lähme vaatame. Kui ikka metsa minna, siis tuleb kõigepealt kummikud kaasa võtta. Nii. Noh, ja kuna me lähme ikkagi võib-olla natuke raskematesse tingimustesse kui tänavasõit, siis on meil siin peale Viintsi on olemas ka korraled, plokid, seeglid, ketid, igasugused mootorsaag, uus. Just sai kokku pantud. Jah, panime kokku. No ja nüüd siis juba kibeleme tegelikult. Jah. Et ootame, kuna saaks minna. Nii, aga ega ei pidanudki väga kaua ootama. Et see on alati nii, et hakka midagi tegema ja siis hakkavad ka kohe muud asjad lisaks tekkima. Me siis jõudsime just hakata garaaži koristama ja asju liigutama, et näiteks seal mootorratas suveks kätte saada. Ja siis saimegi kohe kõne, et nüüd on minek. Hakkasime siis Tartu küljalt liikuma ja pidime Põlvas kokku saama. Tegelikult nüüdseks on siis ära toimunud selline üritus ka nagu üks järv, kaks riiki. Minnakse siis ümber Peipsi sõitma minu teada maasturitega, mingi pundiga. Ja see siis toimub nagu Eesti poole peal ja Venemaal ka. Meie siis saime kaasa minna minu teada osade inimestega, kes seda korraldavad ja vaadata üle ning proovida päris suurt osa Eesti poolsest rajast. Lähme siit natuke edasi, enne kui me sinna jõuame videoga. Nii, siit raudtee juurest saime lõpuks maha keerata maastiku peale. Sealt siis tõmbasime kummikud jalga ja tegime nii ennast kui ka autod mõlemad korralikult mudaseks. Kahjuks üks hästi huvitav klipp jäi siit algusest puudu, et mul kaamera hoopis pildistas filmimise asemel. Aga seal siis Alo tegi ikka korraliku hüppe ja oleks esisilla ääre pealt küljes sõitnud endal, et tal aeglusti ei lülitunud sisse. Ja siin me siis kohe jõuame ka esimesse kohta, kus me korralikult kinni jäime, et ei saanudki palju sõita kuskil mõni kilomeeter võib-olla. No, ära rohkem mõelda. Targem vist. Vints laske valmis panna. See on laske valmis.
või tõmbab vähe välja. Ta vist tõmbab maru ühte külge. sealt on näha, sealt on sõidetud ka. Selle peegli tõmbas kokku juba. Siin läheb ekstreemseks, sealt vist lähme tõenäoliselt. Lähme edasi.
12. Ivo. Jah, Ta on. täitsa tore on. Aine räägib vapsi midagi. Aine peab nippa saama. Jah. Hea, Nagu ise targem ei ole. hea tüli konaga ei tulnud. Tule jah. Siit oli nüüd hästi järsuks läks korra. Mine. Sa raisk. Hooga tuleks, kütaks ninaga maasse. Paneks katuse peale ennast ära kohe. Ja jääkski sinna kõradi kraavi. Ei hakka vist või? Ei hakka minema või? No lähme. Jaa. Öeldi, et sa seal katusel hoia hästi kõvasti kinni järgmises kohal. Jaa. Või valmistu maha juba. Jaa, jaa. Siis küll. Okei. Sa raisk. Niukav värk. Nii. Lähed siis alla siit ja? Teisel pool nüüd, kui on ülesse minek, see on selles mõttes, läheme niimoodi jälle üles, et see on psühholoogiline, see tundub, et see on maru järsku saa üles, aga tegelikult on see, et seal on kõvad kivid ja seal haagib ilusti üles ära, et isi poole pealt ära põnnjama pane. Okei, nüüd on lukki sisse. Jah. Okei. Noh, lihtsalt igaks juhuks. Tõenäoliselt läheb vaja. Jah, no ta ratta tõmbab kindlasti ringi seal käima, aga poole pealt ära põnnjama pane. Ta ei ole kõrge. Pane haken ka kinni. Ei, ei tule sisse. See taha ära mine, ta peaks suuri kive hakkab seal näkku loopima. Et ta on visuaalselt, vaata kui sa ei tea, kellel vedeleb jälle. Jah. Aga tegelikult ei ole siin absoluutselt midagi. Me oleme siit tulnud niimoodi alla, sealt üles ja sealt alla. Siit üles igati video.
nii, mõtlesin algul siia ka muusika taha panna, aga noh, palju seda ikka viitsib kuulata, on ju. Et pigem räägiks natuke siis selle sõidu kohta, et see video puudulikuks ei jääks, et muidu mõni vaatabki, et mis asja nad seal võimlevad seal kännu otsast, mitte midagi aru ei saa. Aga esiteks siis, et päris huvitav oli selliste inimestega kaasa sõita, kellel nii palju kogemusi kõige sellega on. Mina ise muidugi tegelesin seekord ainult filmimise ja jutustamisega seal, aga teised tegid ikka väga palju tööd. Sõitmisele lisaks pidi siis õige raja metsast välja otsima, kus üldse läbi saaks. Meie omal käel oleks võib-olla esimesel paaril kilomeetril käega löönud ja no igaks juhuks teistpidi tagasi tulnud. No või siis oleks lihtsalt auto kuskile mudaauku korralikult ära uputanud, kusjuures siinkohal võiks veel seda ka mainida, et alati on kõvasti julgem ja parem 2 või rohkema sellise masinaga minna, juhuks kui midagi hullu juhtuma peaks seal siis. Nii, aga teiseks võib-olla räägikski siis natuke paari sõnaga sellest, et mis meil endal siin tulevikus plaanis nagu oleks ja et hakkaks nagu ise ka tulevikus vähemalt 2 masinaga käima siin metsas ja raja peal, kuna Ain on mitu kuud endale sellist off-roadi autot ehitanud ja no küll varsti laseb selle metsa lahti ja kaamerate ka ikka. Alol siis juhtus siin vahepeal ühel demoüritusel selline jama, et lasi oma masinal tagatifri luku ja kogu tagatifri lülitusmehhanismi laiali. Praeguseks on kõik korras ja täna jõudis juba pea mingi 10 tundi metsas möllata mingit raja ettevalmistust tehes. Ta on ka ikka hull mehaanik, pea võtab selle tehnika koha pealt, nii et mul aju suitseb selle jutu peale, mis ta räägib vahepeal siin. Ja ongi, et üks päev on auto katki ja 2 päeva pärast on juba terve uus sild või mingi asi all ja juba sõidab kuskil metsas kännu otsas. Aga loodan, et varsti on teine masin ka siis valmis Ainil ja siis saame mõlemad kuskile metsa või raja peale viia. Ja et mind võetakse jälle kaasa jutustama sinna kaameraga. Jääme siis ootel nii kauaks ja vaatame, mis edasi saab. No, vähemalt me ei lähe tagasi. Nii et häbi peaks tundma, auto on ikka korralikult roojane meil tõsiselt. Nii et põhja alla ma ei hakka üldse näitama. Nõrga närvilist oleks paha. Sai siis meie väike seiklus läbi ja kindlasti jää viimaseks korraks. Tänud off-roadi klubile ja meestele ja Priidule ja et meid kaasa võtsid. Ja eks me vaatame, suvel võib-olla tuleb siin isegi mõni üritus, kuhu kaasa lähme ja ega sellest tuleb ka väike film teha. Aga siis ongi kõik. Seniks nägemist. Ja Metsa-Alo. Ullain ja Karli. Ja